See, mis oli 10 aastat tagasi, ma arvan, et me olime tõesti üliinnovatiivsed. Ja siin on täna meid kiidetud lausa ülevoolavalt, et me olime üks esimesi riike üldse, kes läks üle proportsionaalsele maksusüsteemile. Jah, see oli nii. Tänaseks on väga paljud meist juba mööda purjetanud, ka nende maksumääradega. Täna ei kujuta me endast mitte mingisugust sellist väga eriskummalist maksusüsteemiga riiki, pigem oleme kuskil seal keskel, aga tööjõu maksustamise seisukohalt kuulume me kõige kõrgemini tööjõudu maksustavate riikide hulka. Ja kui me räägime üleminekust mingile uuele majandusele või restardile, siis minu arvates see ei ole kõige mõistlikum värk. Nüüd see objektiivne ja tõhus maksuhaldur, siis ma kirjutasin siia märksõna maksuhaldur kui Vargamäe Andres. Kui meil on maksuhaldur, mis maksab, ajab oma tõde taga, arvestamata sealjuures ka jõustunud kohtuotsustega, mis ei pruugi ilmtingimata olla Riigikohtu otsused, aga need kohtuotsused on jõustunud, siis meil tekib kummaline olukord, kus ettevõtjad, kes võiksid tegelikult luua töökohti ja investeerida, istuvad selle asemel kohtus ja maksavad oma endistest kasumitest advokaatidele priskeid honorare. Ma väga kardan, et kõige lähemal ajal saame me väga negatiivsete uudiste osaliseks, mis puudutavad mitmeid käimasolevaid kohtuasju, kus ühel pool on pooleks Eesti Maksu- ja Tolliamet. Ja mis on ettevõtja nõudmised õigussüsteemile? Lihtne ja arusaadav äriõigust, ettevõtlust toetav võlaõiguse osaks on ka töölepingu seadus, arusaadavad ja põhjendatud ettevõtluspiirangud ehk siis teise sõnaga majandushaldusõigus ja efektiivne avalik teenistus. Me küsime nüüd jälle siis, kas see meil on tänaseks päevaks olemas. Meie äriõigust on kiidetud, väga kõvasti kiidetud. Ja ma arvan, et ta on ka üldiselt üpris lihtne ja arusaadav ja tema järgi on võimalik elada. Aga me võime esitada ühe küsimuse, et mis eesmärki teenib täna 40 000 krooni osakapitali nõue osaühingul ja selle ettenäitamise kohustus ja kas kõik ettevõtete jagunemise ja liitumise reeglid on tõepoolest sellised, et majandus on dünaamiline. Teisele küsimusele ma ei oma ise väga kindlat vastust, sest see sõltub ka väga palju nendest protsessidest, mis on käimas Euroopa Liidus. Ka esimene küsimus on tegelikult Euroopa Liidu küsimus. Täna arutatakse Euroopa Liidus Euroopa osaühingu tekitamist, mille osakapital oleks 1 euro. Siin käib väga tõsine vaidlus, kuidas siis sellisel juhul võlausaldajate huve kaitsta, aga kuidas kaitstakse võlausaldajate huve osakapitaliga 40 000 Eesti krooni, seda mina küll ei tea. Ja tagapool ütleme siis ühe initsiatiivi ka välja. Nüüd Eesti seadusloome, jällegi kui me räägime õigusriigist, siis me peaksime rääkima, et seadusloome peaks olema mõtestatud protsess. Ja nüüd, kui me vaatame, mis juhtus töölepingu seaduse koostamisega, siis see on pigem küll halb näitemäng kui mõtestatud protsess. Mäletame kõik neid ämbreid, mis kanti telekaamerate ette, millele oli peale kirjutatud seal lang ja maripuu ja mida veel ja kuidas neid ämbreid kolistati ja siis öeldi, et kõik eelnõu tuleb panna paberihunti ja prügikasti ja panni alla ja mida iganes veel. Ja siis 3 kuu pärast küll tõsi midagi eriti eelnõus ei muutunud, aga siis oli ootamatult eelnõu saanud väga heaks. Ja see, mis täna toimub selle sama töölepingu seaduse ümber ka parlamendis, viitab pigem sellele, et väga palju on neid mängijaid poliitilisel laval, kes tahaksid ise olla ekraanil ja ise midagi öelda ja kõigi ärapanemise soov Eesti kõige suuremale erakonnale võib üles kaaluda ka siin riiklikud huvid. Nüüd see jama, mis toimus alkoholimüügi piirangute üle, kas see tõi mingi lahenduse, kas siis probleem on lahenenud Eestis? Mina väidan, et midagi pole lahenenud ja küll aga on sellel üks väga positiivne omadus olnud, nimelt see on kiirendanud kõvasti seadusloomet, Justiitsministeeriumis hakkab valmima majandushaldusõiguse seaduse üldosa seadus, ehk teises keeles nõndanimetatud piiramise seadus.
Ehk lõpuks peaks riik ütlema ka, milliseid piiranguid siis mõni ametiasutus või ka kohalik omavalitsus võib üldse ettevõtlusele kehtestada. Muide, ettevõtlusvabadus on Eestis konstitutsiooniline vabadus ja kõik piirangud, mida üldse kehtestatakse ettevõtlusele, peavad tulenema seadusest. Täna see nii ei ole, sest kõik 200 kohalikku omavalitsust leiavad, et nendel on täpselt samamoodi õigus ettevõtlust piirata. Ja kui keegi näiteks täna tahab 10 tanklast koosnevat tanklaketti Eestis püsti panna, siis tal tuleb sisuliselt silmitsi seista 10 riigiga ehk 10 omavalitsusega eraldi läbi rääkida. Nüüd, kas kohalik omavalitsus või oma viletsus, ka sellele küsimusele peab Eesti riik kindlasti lähemal ajal vastama, see on väga paljus õiguslik ja konstitutsiooniline küsimus. Eesti põhiseadus sätestab kohaliku omavalitsuse autonoomia ja me oleme ka ühinenud Euroopa omavalitsuse hartaga, kus omavalitsused täpselt samamoodi on vabad ja autonoomsed ja need on 2 postulaati, millest me üle ega ümber ei saa. Nii et ka niisugused retoorilised jutud sellest, et meil ei ole avalikke teenuseid väikestes omavalitsustes, paraku põrkuvad nad väga tihtipeale selliste fundamentaalsete õiguslike küsimuste vastu. Aga nii või teisiti seda võib ka lahendada, üks ettepanek mul tagapool ka on. Mis siis täna töös on õigusest, et restartida? Töölepingu seadus on lõpusirgel, ma väga ikkagi loodan, et mõistuse hääl siin võidab ja mitte ei võida nüüd see mängulust, et ehk siis teeme nüüd ära Reformierakonnale, et seda seadust ikkagi on väga vaja, aga väga ettevaatlikuks teevad ka näiteks Tööandjate Keskliidu juhtide niisugused avaldused, et meil ettevõtjatel on sellest seadusest üldiselt poogen, sest me oleme kõik oma koondamised juba ära läbi viinud. Need on sõna-sõnalt öeldud väga prominentsel üritusel. Majandushaldusõiguse üldosa on samuti töös ehk piiramise seadus. Valmimas on muide keskkonnaseadustik, mis peaks koondama kogu selle õigusrägastiku ühte sama seadustikku, kus siis ei oleks enam võimalik advokaatidel näiteks kohtus esitada vastakaid ministri määrusi või valitsuse määrusi, millega siis põhistatakse oma positsioone. Samuti on ehitusplaneerimisseadustik töös ja avaliku teenistuse seadus kooskõlastamisel. Nüüd, see kõik on ilus, aga ma ütlen ausalt, et see protsess, see seadusandlik protsess Eestis tekitab pigem juristides frustratsiooni. Et see niisugune pidev meediasõda, pidev tilgutamine, pidev selline sõim ja ahastamine ühe mingi kontekstist välja rebitud seaduse sätte üle, mis nõuab taas jälle seletamist, see tegelikult pärsib meie võimet mõistuspäraseid otsuseid langetada. See protsess, eriti sellistel segastel aegadel, kus on vaja mõnikord lausa 2-3 kuu jooksul langetada põhimõttelisi seadusandlikke otsuseid, on Eestis tänasel päeval tänu just politikaanlusena minu meelest halvatud. Aga ettevõtjal on veel ka nõudmised õiguskaitsele. Tõhus võlausaldajate kaitse ehk tõhus pankrotimenetlus on siin alus. Ma väidan, et Eestis selles osas ei ole väga suuri probleeme. Küll aga on võimalus saada efektiivset õiguskaitset problemaatiline. Aga see on kindlasti ettevõtja seisukohast üks peamisi asju, mida ta vaatab riigi suhtes, kuhu ta kavatseb tulla tegutsema. Kohtuotsuste täitmine, isegi kohtuotsus lõpuks käite saadakse, siis kohtuotsuse täitmine peab olema tagatud. Ja riigis peab toimima õiglane konkurentsijärelevalve. Ja me võime jällegi küsida enda, kas meil on see olemas. Võlausaldajate kaitse suhtes see on mitu dimensiooni, et võlausaldajate kaitse on väga oluline, aga võlgniku kaitse võib ka majanduslikult olla mõnikord väga oluline ja loodetavasti ka saneerimisseadus Eesti parlament lähemal ajal vastu võtab. Aga pankrotihaldurite tase Eestis on küll minu arvates täna küsitav ja tarvis oleks neile kindlasti oma pankrotihaldurite koda, kes vastutaks ka oma liikmete taseme eest ehk tegeleks nende koolitusega. See initsiatiiv on ka Justiitsministeeriumilt kõige lähemal ajal tulemas. Aga asi, mida ka Justiitsministeerium ise kindlasti üksi hakkama ei saa, on kohtusüsteem. Eesti kohtuasjadel on omadus muutuda kafkalikuks. Ja on tsiviilasju, mida menetleb kohus 10 aastat.